tervitan ka enda poolt. Taipasin täna, et on suve viimane päev. Meil Eestis ei ole väga suvine ja ma olen päris haigeks jäänud, nii et kui ma vahepeal köhima kipun, siis see on sellest. Aga jah, see aasta mina juhin seda eesti keele nädalat või juhtima on vist vale sõna, ütleme koordineerin ja olen püüdnud seda programmi kokku panna koos meie partnerite ja teiste toetajate abiga. Ja teengi põgusa ülevaate, et mis meil siis see aasta toimuma hakkab. Kuigi paljud teist võib-olla on juba ka jälgivad keelest.ee lehte. See on ka Facebookis on keelest ja on ka sündmus, millele te võite ennast ka julgelt registreerida. Võin ka lingid pärast chati panna, on võib-olla kergem leida kõik need asjad. Ühesõnaga, seekord kannab keelenädala teema mänguteemat. Mäng siis nii avaralt, kui keegi osalejatest seda mõista tahab. Näiteks kogume keelemänge erinevaid, mida võiks saada ka keeleõppes kasutada. Eriti just virtuaalne koolitus on võib-olla toonud esile vajaduse erinevate veebimängude ja äppide järele. Nii et püüame ka neid kaardistada, koguda ja teeme koostööd Tahelaga, kelle esindaja Riina Raasto ka täna pikemalt räägib nii Tahelast kui enda koostatud keelemängudest, mida me mängime ka keelenädala jooksul nii-öelda laivis veebi teel. Aga sellest paari sõnaga natuke hiljem. Üks asi, mida Eesti Instituut omalt poolt on kokku pannud ja jagab, on väike tekstikogu, kus on mõned näitemängutekstid, täpsemalt 3, üks väga lihtne, üks natuke keerulisem ja 3, mis keskendub sellistele eestikeelsetele väljenditele, mida on võimalik mitmeti mõista ja mis on võib-olla keeletaseme poolest juba üpris keeruline, võimalik, et ka kohe päris eestlastelgi tihtipeale. Aga põhimõtteliselt me kutsume üles kõiki keeleõppijaid neid näidendeid kasutama kas keeletundides, kas lihtsalt lugeda omavahel repliike vahetades või siis lausa, kui on rohkem aega ja lusti, etendada väiksed stseenid. Ja loomulikult me oleksime väga rõõmsad, kui neid stseene ka üles filmitakse, jagatakse sotsiaalmeedias, teemaviide või hashtag keelest 2021, mille kaudu neid on kerge üles leida. Või siis üles laadida YouTube'i platvormi või mis iganes muule platvormi ja saata meile link. Näiteks kas otse mulle, minu kontaktid on igal pool keelenädala materjalide hulgas maria.liivak@estins.ee või keelkultuur@estins.ee. Ja siis kogume need kokku ja saame ka neid jagada oma korda. Samuti ei ole üldsegi mitte välistatud, et meie esitatud materjalid, näidemängumaterjalid on kas vale keeletasemega teie õpilaste jaoks või on mõned entusiastlikumad teatrihuvilisemad soovivad ise midagi mängu teemal kirjutada, improviseerida, näidelda, et see kõik on samuti väga oodatud, kuni on keskmise eesti keel. Selles tekstikogus on ka valitud mõned erinevad Eesti autorite luuletused mängude teemadel ja need luuletused on ka täiesti seinast seina, seal on kõige lihtsamatest paari või ütleme 4-realistest luuletustest kuni päris keerulistena, kuna teadupärast on sel aastal Ilmar Laabani 100. sünniaastapäev detsembris. Siis on seal ka Ilmar Laabani tekste, mis on võib-olla ka, ütleme, päris keerulised ka eesti keelt kõnelevatel inimestel mõista, aga võivad pakkuda keelelusti väga erinevatele sihtgruppidele. Ja muuseas ütlen, et praegu see koostöö ei ole veel küll väga vilja kandnud, aga et
et Eestis Eesti Muusika- ja Teatri Akadeemia lavakunstikooli tudengid on teinud Ilmar Laabani luuletustest ka lavakõnekava, mis ma loodan, et mingil hetkel jõuab ka Eesti Kirjanike Liitu ja filmitakse seal üles. Me lootsime küll seda kuidagi keelenädalaga siduda, aga kahjuks aega on alati vähem kui mõtteid. Aga see on selline asi, mida võib olla õpilastel huvitav jälgida, kui see kunagi veebi jõuab. Ja luuletuste osas pakume välja näiteks, neid võib samamoodi keeletundides lihtsalt lugeda. Võib-olla vajadusel tõlkida, seletada mingeid kas sõnu või mida iganes. Hirmus tore oleks, kui mõned luulehuvilised prooviksid neid luuletusi tõlkida oma emakeeltesse või keeltesse, mida nad kõige paremini valdavad. Ja siis samamoodi need meile saata või jagada sotsiaalmeedias selle teemaviitega keelest 2021. Ja see on tõenäoliselt päris raske ülesanne, aga me arvasime, et kindlasti on väga palju noori ja ka vanemaid, kes võib-olla esimeses järjekorras ei kipu ekraanile, vaid võib-olla tahaksid vaikselt kirjutustöödega tegeleda. Nii et ka neile on mõeldud, et me väga ootame ka nende kaastöid. Ja seal keelekogus on näiteks üks luuletus, mille me ära märkisime või õigemini isegi andsime talle peapreemia, oli 12-aastane Itaalia tüdruk, Itaalias elav eestikeelne tüdruk. Kui me kevadel tegime luulevõistluse küllaltki napi etteteatamise ajaga, see oli väga eksprompt idee. Ja et kui see innustab, siis loomulikult on kõik oodatud ka oma tekste kirjutama ja nagu ikka sotsiaalmeedias jagama või meile saatma. Praegu ma ei oska päris täpselt lubada, kas või kuidas me saame aktiivsemaid kirjutajaid, etendajaid premeerida, aga meil on päris toredaid partnereid tekkinud, kes oleks valmis auhindu või muid selliseid motiveerivaid väikekingitusi tegema. Nii et hetkel ma veel ei saa välja hõigata, mis need täpselt olla võivad, aga midagi me kõik kindlasti kamba peale leiame, mida vastutasuks anda innu ja mängulusti eest. See on siis see tekstikogu, mida võib kasutada vabalt tundides või vastavalt äranägemisele. Seal on ka juhtnöörid kirjutatud, et kuidas neid tekste võib kasutada. Ja mis puutub näitemängu tekstidesse, siis neid etendades võib lasta kujutlusvõimel lennata täpselt nii, nagu tuju on, võib kärpida, võib muuta, olenevalt kui palju on tegelasi ja nii edasi, et mingeid piiranguid ei ole ja võib etendada ka täiesti midagi muud. Samuti, mis luuletustesse puutub, siis kutsume üles ka kõiki, kes aktiivsemalt Eesti luulet loevad, märkama põnevaid keelemängulisi luuletusi ja ka neid jagama. Peamine on lihtsalt see, et jagamise hoos autori nimi ära ei kao, et autori nimi võiks ikkagi juurde jääda. Aga väga tore oleks sotsiaalmeedias näiteks lugedagi toredaid Eesti luuletusi, avastada uusi eesti keele nüansse, mida me ju ka kohalikud eesti keelt lapsest saadik kõnelnud inimesed hea meelega tihti teeme. Nõnda, see oli see väike tekstikogu. Teine asi on see, et me ootame väga, et ka kõik, kes moel või teisel tahavad keelenädalal kaasa lüüa, korraldama oma sündmusi täpselt nii, nagu neile endale tundub, mänguõhtuid, mis iganes vormis, näitemänguõhtuid, improvisatsiooniõhtuid või päevi või hommikuid ja andma neist ka meile märkus, me saame need programmi panna. Programm on
ma kohe jagan ka programmi, mis praegu hetkel on. Seda tuleb silmas pidada, et see kindlasti veel täieneb, sellepärast et paljud asjaolud on veel alles selginemas ja mitmed sündmused kindlasti lisanduvad sellele veel. Seal on nii veebisündmusi kui ka näiteks Eestis kohapeal toimuvaid sündmusi, eeskätt tänu Integratsiooni Sihtasutusele, kes on planeerinud juba väga toredaid näiteks ringkäik Estonia teatris ja filmiõhtu Narvas. Samuti on meil praegu juba teada, et Doris Kareva on täpselt keelenädala ajal käimas Brüsselis ja Luksemburgis. Nüüd need detailid tema esinemise kohta ei ole veel hetkel minuni jõudnud, aga need esinemised on kokku lepitud ja ka need paneme keelenädala programmi. Niisiis, kui teist keegi plaanib oma õpilastega või mingis muus kogukonnas midagi korraldada, siis kindlasti võib sellest märku anda, seda tuumakam ja huvitavam tuleb meie programm. Ja seda suurem on selle sündmuse kandepind, kuid me seda nagu omakorda kõik jagame ja kaasa elame. Siis lõpetuseks räägikski nendest veebimängudest täpsemalt. Riina Roasto räägib oma mängust kohe varsti põhjalikumalt. Küll aga märgin ära, et mänguõhtud võiksid toimuda 6., 7. ja 8. oktoobril. Need on Zoomis, ühte mängutuppa mahub kuni 8 inimest pluss mängujuht. Ja mängujuhtideks me endiselt ootame vabatahtlikke. Meil juba mõned on ja vabatahtlikele on kriteerium peamiselt see, et nad räägiksid eesti keelt. Tähendab eesti keelt niikuinii, sellepärast, et mängud toimuvad eesti keeles, aga võiks vallata ka kas vene või inglise keelt sellistele mängijatele, kes võib-olla on eesti keeles veel natukene võõramad ja vajavad mingeid juhtnööre. Mäng on lauamäng, veebipõhine lauamäng, mis on peamiselt vestluspõhine, et mängijad peavad vastama küsimustele või vestlema teatud teemadel. Ja sellest siis varsti täpsemalt. Küll aga on meil näiteks koostöö, mis ma lihtsalt tahtsin teile näidata, Eesti Keele Instituudiga. Ja neil on sellised toredad mängukaardid, mida nad nüüd on teinud. Mul on 2 pakki praegu näidisteks antud. 3. oli ka, aga see olevat neil kuidagi tee pealt kaduma läinud, ma ei tea kuidas või kuhu ta jõudis, aga ma loodan, et õigetesse kätesse. Ja need on sellised kaardid, et näiteks ühel pool on kirjas, et söödav seen, millel on paks valge jalg ja pruun kübar ja teisel pool on siis eesti keeles puravik ja siis on ka vene ja inglise keeles need sõnad. Need pakid on erineva temaatikaga. Üks on Eesti loodus, teine on Eesti kultuur ja 3., kui ma õigesti mäletan, oli Eesti kas perekond või tegevusalad või mingi selline. Need on väga toredad kaardid ja Eesti Keele Instituut on ka Eesti Keele Instituut on valmis neid kaarte ka jagama. Ma päris täpselt ei ole aru saanud, kui palju neil tiraaž praegu on, et nad katsetavad alles neid kaarte, aga need pidid olema väga tore mängumaterjal ka Eesti endi lastele. Ja võib-olla me saame ka neid välja jagada mingitel mängudel, mida me korraldame. Siis Eesti Keele Instituudil on veel, ma korraks jagan ekraani. Te võib-olla kindlasti paljud juba ka teate, aga Eesti Keele Instituut on eesti keele õppijatele kindlasti väga vajalik ressursivahend. Siin on sõnaveeb.ee, kus on näiteks selliseid keelemänge, mida võite uurida. Ja siin on konkreetselt ka keeleõppijatele erinevad sellised vahendid, mis võivad teile ka võib-olla kasulikuks osutuda. Siis on Keeleressursside Amet, Keeleressursside Keskusel lehel on erinevaid keelemänge
mida siis küll nagu kas üksi või niimoodi saab mängida. Ühesõnaga, ma praegu ei hakka neid mänge täpsemalt vaatama. Ja arvatavasti teie kõik teate, mina sain alles hiljuti teada, aga sain Heidilt teada, et need inimesed on ka siinsetel koolitustel esinenud. Meie toetajaks tuli ka Alpa Kids ettevõte, kes teeb seda äppi, mis aitab keelt õppida 2–8-aastastel lastel. Ja nii. Et see on selline rakendus, mis on lapsevanemale umbes 10 eurot aastas, aga nad ka hea meelega jagaksid tasuta litsentse meie keelenädala raames. Ja põgusalt tutvusin ka ise, et seal on nii-öelda folkloorset keelematerjali kui ka siis alpaka, kes aitab lapsi innustades eesti keelega tutvuda. Nõnda, ma kiiresti küsin, kas keelenädala kohta hetkel on küsimusi või olen ma midagi unustanud täiesti rääkida. Küsimusi võib muidugi ka hiljem esitada. Vist ei ole? Maria, kas sa enne tahtsid päris seda Keelesti kodulehte ka näidata või tahtsid ainult parkirita või? Ja, ma võin Keelesti kodulehte ka näidata. Kuigi jah, kõigil on tõenäoliselt kõige lihtsam sinna ise minna. See on praegu minu meelest peamine info on siin eesti ja inglise keeles, peaks tulema ka kohe vene keeles. Ja siin on veel omakorda õppimiseks erinevad ressursid. Ka Speakly on meil see aasta uuesti partner ja pakub ka mängude jaoks oma äppi litsentsi või kasutamisõigust, mis on siis aasta aega, et ühekuine on eesti keeleks alati tasuta, aga kui tahta süvenenumat, siis saab ka seda nii-öelda võita. Nii et igal juhul ootame väga igasugust kaastööd, sündmusi, vastukaja, ettepanekuid ja kõike muud. Ja nüüd keelenädalani on vist umbes 2 nädalat veel aega, et olen valmistumas selleks, et panen kokku ka suurema sellise keelemängude, keeleõppematerjalide kogumiku, mida saab siis ka, ütleme, laiali saata ja keeletundides kasutada. Nõnda, aga minul tundub, et hetkel ma ei oska rohkem midagi öelda. Ja ma vaatan, Riina on juba meil ka meie seas, nii et kui küsimusi ei ole, siis annaks sõnajärje üle.